Pealinnas on suurusjärgus 3000 korteriühistut ehk siis hoonet, mida köetakse kaugkütte printsiibil. Kriisiks valmistumisel me räägime eelkõige elektri- ja veevarustuse kindlustamisest. Sama oluline on ka sooja tagamine kortermajades. Elektrikatkestuse korral peatuvad hoone soojapumbad ja need on vaja tööle saada. Selleks panustab linn läbi munitsipaalpolitseiameti ühenduskohtade väljaehitamisele ja seda täiesti tasuta. Kui elekter kaob ära, siis veetsirkulatsioonipumbad majas seda sooja vett enam edasi ei aja, tekib jahtumine. Selleks, et seda ei juhtuks, on Tallinna linn oma korteriühistutele appi tulemas ja tekitamas siis generaatorite maja elektrivõrku sidumise võimekuse, mis tähendab piltlikult seda, et kui voolutoide kaob, siis on võimalik generaator ühendada maja oluliste veesüsteemidega. Seega selliselt tagatakse kriisiolukordades toasoe. Ühenduse loomine on tasuta, aga vastava vooluallika peavad korteriühistud siiski ise soetama. Selleks sobivad erinevad variandid. Generaatori antud juhul küll peab, või generaatori toitallika peab ühistu ise leidma, kuid ka siin on erinevad lahendused. Kas see on generaator või see on mingi muu akupank, akujaam, see on juba siis ühistu enda otsustada. Töö antud osas on juba sellel aastal käima läinud ja selline võimekus on välja ehitatud juba 500 ühistul. Paraku on Mupo juba kogenud, et korteriühistud peavad sellist pakkumist pettuseks. Antud juhul ei ole tegemist petuga ja me tegelikult ka hoolime oma elanikest ja teeme need soojasõlmed toimepidevamaks. Milline aga hakkab välja nägema kogu pealinna kriisivalmidusprogramm, sõltub juba linna eelarvest. Me oleme hetkel läbi arutamas käesoleva aasta linna eelarvet ja kriisivalmidus ja ka need väljaantavad toetused on siin olulisel kohal. Me käime need läbi, toetuste maht on jämedalt 1,5 miljonit, mis meil varasemalt selles valdkonnas on olnud, lisaks kõikidele muudele kriisiga seotud eelarveridadele. Me oleme täna siin veel protsessis, ei ole võimalik öelda, milline see lõplik summa jääb. Kindlasti on siin oluline roll varjumiskohtade arendamisel, samuti erinevateks kriisideks vajalike tugipunktide loomisel.